selle kohta siis kohe ka saate teada, ta ütleb, et ta lindistab. Siis kui tahad sõna või tahad midagi küsida, siis seda saab vabalt teha. Selleks tõsta käsi, siin alumisel Zoomi real on siis nupp raise hand ja siis ma annan sõna ja saad küsida või ütelda, mis hingel oli. Ja samuti siis siia chati saab jooksvalt panna enda küsimusi või tähelepanekuid või ükskõik mida muud tahad öelda kõigile. Ja soojenduseks on siis ja see ka veel, et meil kuskil loeng kestab kuskil 40 minutit ja siis 20 minutit on aruteludeks ja küsimusteks. Päeva või loengu parima küsimuse küsija saab auhinna ja et kindlasti olge tähelepanelikud ja agarad küsijad. Ja alustuseks siis on mul mõned soojendusküsimused, kus te saate siis valikvastustega siin kohe vastata. Ja esimene küsimus ongi siis, et milline näeb teadlane välja. Kuna me teadlaste ja teadusega täna palju tegeleme, et siis annan mõned hetked vastata. Tundub, et kõik on oma vastused andnud, mitte kõik küll, aga need, kes tahtsid. Ja jagame siis vastust ka, et on teadlane võibki välja näha ükskõik milline. Või on ta siis hoopis raamatut täis laua taga istuv. Ja küsiks veel ühe küsimuse, et mis te arvate, kas teadlastel on palju sõpru? Ja näitan siis tulemusi ka teile. Et oleneb ka teadlasest, on ikka ja teadus on kollektiivne ja kõik need on õiged vastused. Ja viimane soojendusküsimus, siis hakkab vaikselt juba sisse juhatama meie tänast loengut, on mida teeb teadlane? Nii vastatakse. Tundub, et nüüd enam ei vastata. Ikka vastatakse. Nii, tundub, et kõik, kes tahtsid vastata, on ka vastanud. Siin on ka tulemusi. Tundub, et ikka mingi ettekujutus on, mida need teadlased täpselt teevad. Aga siit ma siis annangi sõna üle Iirisele, kes alustab loengut. Palun, Iiris. Tere. Ma loodan, mul juuksed siis väga sassis ei ole, nagu siin keegi arvas, et teadlased peavad juuksed sassis olema. Aga täna me siis räägimegi täpsemalt, et kuidas see teadustöö käib ja räägime sellest kõigest natukene meie Nurmenuku kampaania näitel. Te küll siin väga tublilt juba vastasite ja ütleks, et ületasite meie ootusi, et ei olegi nii hullud need stereotüübid, aga kui
võib-olla, mis mulje on meile jäänud, et mis inimesed arvavad teadlastest, siis kui vaadata igasuguseid filme, multikaid, mingeid fotosessioone ja nii edasi, siis hästi tihti on seal selline valges kitlis vanem mees, kes on sellise sassis soenguga, võib-olla natuke selline isegi hull peast, et hull teadlane on selline suur stereotüüp. Ja selline väga üheülbaline arusaam ja kui näiteks panna Google otsingusse teadlane, siis enamus on seal ikkagi valge kitliga, midagi teevad laboris. Siin vähemalt ei ole kõik vanad hallipeaga mehed, aga üsna selline üheülbaline ja sama inglise keelest ja siis tundub, et on isegi veel hullem natukene olukord, et see valges kitlis laboris teadlane on ikka üsna suur stereotüüp. Kuigi ma loodan, et te täna näete, et see ei ole nagu sugugi ainuke asi, mis teadlane võib teha. Siin on üks pilt veel, et mis inimesed arvavad, mis teadlased siis teha võivad, et erinevate inimeste arvates. See, et palju paberitööd on õigus, kuigi tegelikult on ka muid asju seal juures, et väga mitmekesine on kõik see teadlase teekond. Ja siin on mõned pildid, mis meie teinud oleme, et siin ei ole ühtegi laboriga pilti hetkel, kuigi me teeme ka seda, aga näiteks üks oluline osa, mis on ka see, mis me täna siin teeme, on oma teaduse tulemustest ja tegemistest rääkimine ja enda näitamine. Väga oluline loodusteadlastel eriti on ka välitööd erinevad, kus tulebki loodusest andmeid koguda. Ja samas ka näiteks erinevad katsed, mis ei ole küll otseselt laboris, aga näiteks meil taimeteadlastel on hästi palju kasvuhoones erinevaid katseid, kus tuleb taimi kasvatada. Ja see pilt on tegelikult siin selline kallutatud, et see on pigem selline loodusteadlase vaade siin, et tegelikult on meil juba humanitaarteadlasi, kes tegutsevad hoopis teistmoodi, et see pilt on väga kirju ja lai, et ei ole sellist ühte võimalust teadust teha, et on väga palju erinevaid võimalusi ja variante, et kuidas see teaduse tegemine käib ja mis osad sinna alla käivad. Ja teine osa, mis oli ka siin ühe soojendusküsimusel, et kas teadlasel on sõpru, siis ma loodaks küll, et on. Et ka teadlastel on eraelu. Me kogu aeg iga päev ei mõtle ainult teadusküsimustele, et võib-olla mängime pingsi või lihtsalt pikutame natukene, saame kokku sõpradega, käime ka näiteks ekspeditsioonidel ja selliseid tegevusi on väga palju erinevaid ja ma ütleks, et teadlase elu on üks võib-olla mitmekesisemaid ameteid, mis saab leida, et ükski päev ei ole päris samasugune kui teine. Muidugi välja arvatud siis, kui laborites pead tõesti sama asja mitu korda tegema, aga suures plaanis ikkagi on väga mitmekesine see teadlase elu. Ja teadlased ise on ka väga mitmekesised, et selles mõttes ei ole nagu ainult ühte tüüpi inimesed teadlased. Et mõned teadlased ongi võib-olla vaiksemad, teevad rohkem oma arvuti taga asju, mõni tahab just väga palju ringi käia, ennast näidata, rääkida, et ka seal tuleb nagu erinevuse sisse, et ei ole ainult ühtemoodi teadlasi. Ja nüüd selleks, et näidata teile, et kuidas see protsess iseenesest teaduse tegemise protsess käib, näitame teile ühte animatsiooni, kus on ära seletatud etappide kaupa, kuidas suures plaanis võiks teadus käia. Muidugi igas teaduse uurimuses on natuke võib-olla erisusi, aga see on selline suures plaanis, et vaatame selle koos ära ja siis räägime täpsemalt edasi. Teadustöö stardist finišini. Teadustöö on sütitav ja mitmekülgne teekond. See koosneb mitmest kohati väga erinevast etapist. Vaatame koos lähemalt, kuidas sünnib üks teadustöö. Töö olemasoleva teadusega. Iga teadustöö algab juba olemasolevate teadmiste analüüsiga ja teadusartiklite uurimisega.
Teadmisjanusel teadlasel on alati küsimusi, mis vajavad veel edasi uurimist ja avastamist. Suurt osa teadlaskonnast kannustab tagant ka üha põletavam vajadus leida lahendusi ühiskonna ees seisvatele probleemidele, sealhulgas kuidas ootamatuid epideemiaid leevendada või elurikkuse kahanemist peatada. Küsimuste ja uurimishüpoteeside tekke teadusajakirjandust uurides tekivad meil uued mõtted ja ideed, kuidas lünkasid senisest teadmisest täita. Püstitan hüpoteesi ehk teadusliku oletuse, mis edasise uurimisega võib saada kas kinnitatud või ümber lükatud. Andmete kogumine. Tekkinud küsimustele vastuste leidmiseks koostame tegevusplaani ning asume andmeid koguma. Seda võib teha mitmel moel. Näiteks sotsiaalteadlased võivad teha intervjuusid inimestega ja loodusteadlased koguda proove loodusest. Teadlased küsivad mõnikord andmete saamiseks ka abi. Kui abilisteks on tavalised inimesed, võib seda kutsuda kodaniku või harrastusteaduseks. Ka Nurmenuku kampaania raames kutsusid teadlased üles inimesi neid andmete kogumisel abistama. Andmeanalüüs. Kui andmed on kokku koondatud, tuleb neid analüüsida. Ka siin on palju võimalusi. Esmalt tuleb andmed korrastada ja seejärel viia läbi statistiline analüüs. Analüüsi tulemusi tuleb veel ka tõlgendada ja mõelda, mida saadud tulemused algselt esitatud küsimuste valguses tähendavad. Teadustulemustest käsikirjaks. Kui analüüsid on tehtud, vormistame tulemused teadusartikli mustandiks ehk käsikirjaks. Teadusartikkel on põhjalik ülevaade sellest, mida on teadlased uuritaval teemal varem leidnud, mida selle teadustöö raames tegime, mis tulemused saadi ja mida need tulemused näitavad. Kõik kirja pandu peab olema hästi läbimõeldud, üheselt mõistetav ja täpne, nii et ka teised teadlasgrupid saaks vajadusel katset või vaatlust korrata. Teaduslik arutelu. Kui esialgne käsikiri on valmis, esitatakse see teadusajakirja, kus hakatakse kaaluma selle sobivust ajakirja ja hindama teadustöö kvaliteeti. Teadusajakiri saadab käsikirja teistele sama valdkonna teadlastele, kes pärast põhjalikku käsikirja analüüsimist annavad oma hinnangu, avaldada, parandada või üldse tagasi lükata. Kuid pea ükski teaduskäsikiri pole nii ideaalne, et see kohe avaldataks. Teiste teadlaste hinnang saadetakse koos teadusajakirja toimetaja arvamuse ning otsusega tagasi käsikirja koostajatele, kes viivad vajadusel sinna sisse muudatusi, teevad lisaanalüüse ja esitavad parandatud versiooni tagasi ajakirja. Tihti läheb käsikiri siis veel teistele teadlastele hindamiseks või lükkab ajakiri käsikirja tagasi. Nii võib teaduslik arutelu kesta kuid ja puhuti isegi kauem kui aasta. Artikli publitseerimine. Kui läheb hästi, leiavad ka teised teadlased, et meie teadustöö ja seda kajastav artikkel on piisavalt hea, et see teadusajakirjas avaldada. Seejärel tehakse veel viimased toimetamised ja teadusartikkel avaldatakse. Meie uurimisküsimustest ja vastustest saab teada ka muu maailm. Uue teadmise kasutamine meie igapäevaelu puudutavate küsimuste lahendamiseks. Ideaalis saab teadusartikli tulemusi meie elu puudutavate otsuste langetamisel kasutada. Näiteks Nurmenuku andmed annavad infot selle kohta, kuidas käib käsi meie elurikkuse tulipunkte pärandniite asustavatel taimeliikidel. Eri tüüpi nurmenukkude osakaal aitab ennustada elurikkuse käekäiku vaatluskohas enne, kui nurmenukk ja teised liigid elupaikade kahanemise tõttu piirkonnast kaovad. Nende teadmiste abil saame ette võtta samme elurikkuse hoidmiseks, enne kui on liiga hilja. Vahefiniš ja uustart. Avaldatud teadusartikkel on sageli teadlaskonna jaoks oluliseks sisendiks uute teadusküsimuste tekkimisel, mis loob aluse uutele teaduskatsetele. Ja nii see teaduse tegemise ring jätkubki. Uuest stardist vahefinišini.
Nii. Loodan, et hästi kuulsite ja nägite. Nüüd vaatamegi täpsemalt neid etappe natuke ükshaaval ja räägime natukene isiklikumat kogemust ja Nurme Nuku poolt sinna juurde. Kõige esimene etapp on töö senise teadmisega, mis tähendabki siis seda, et uurime kõike olemasolevat materjali ja juba teadaolevaid asju. Loodusteadlaste jaoks ja bioloogide, ökoloogide jaoks on tihti see suur raamistik on üsna sarnane, et meid natukene kummitavad iga asjaga elupaikade kadu, et loodusel ei ole enam ruumi ja maakasutust muudetakse palju ja seega ei ole nagu liikidel enam kuskil olla, sest neil praktiliselt kodu enam ei ole. Kindlasti kliimamuutused, neist olete kõik kuulnud, ma arvan, viimasel ajal päris palju. Ka erinevad pestitsiidid, putukamürgid ja sellised asjad võivad päris palju mõjutada keskkonda ja mis siis põllumajanduses põhiliselt kasutatakse. Ja ka invasiivsed liigid ehk siis need liigid, mis satuvad kuhugi, kus neid muidu olema ei peaks ja hakkavad seal enneolevaid liikide elupaika üle võtma, et võib-olla kõige lihtsam näide on siin Sosnovski karuput, millest vast kõik on kuulnud. Ja kõik see kokku on üsna selline, võib öelda, toksiline kokteil, et need suured muutused kokku muudavad üpris kiiresti loodust ja loodusteadlastel on siin palju mõelda ja teha, et mida ja kuidas seda kõike uurida ja muuta. Siin graafikul on näidatud selline ajatelg elurikkusest ja selle kaost, et mustaga on ajalooline osa siis kuskil 70-ndatest pärit ja need värvilised, teised värvid on sellised 3 võimalikku stsenaariumit, mis võib siis juhtuda, et see halliga kõige alumine on praeguse olukorra enam-vähem samasugune jätkumine, et elurikkus kaob, me midagi suurt ette ei võta, et see on selline üsna nukker stsenaarium. Kollasega on selline veidike parem variant, kus me paneme ikkagi natuke rohkem rõhku looduskaitsele, kaitsealadele, nende säilitamisele, suurendamisele, et siis me võime enam-vähem selle elurikkuse kao peatada isegi äkki. Ja rohelisega on siis kõige parem stsenaarium, kus me tõesti mõtleme, kuidas maakasutust korraldada nii, et see oleks looduskaitsega kooskõlas ja loodusele ka hea, toodame, tarbime säästvalt, et siis me võime isegi selle kao nagu ümber pöörata, et selline trend käis selle graafikuga kaasas, et bend the curve, ehk siis meil on võimalik see joon painutada positiivseks ringi, et kui me tõesti võtame asja käsile, siis on võimalik, et selline suur raamistik on meil teadlastel tihtipeale ees, et kust nagu pihta hakata suurelt. Ja kui nüüd minna veidikene täpsemaks, siis meile väga olulised on Eesti niidud, sellised poollooduslikud kooslused Eestist enamasti. Ja siin graafikul on Y-teljel siin on liigirikkus ja X-teljel on pindala. Et siin on näha sellised maailmarekordid liigirikkuse poolest teatud pindaladel. Kui öelda kellelegi, et ütle mulle üks koht, mis on hästi elurikas või liigirikas, siis ilmselt paljud mõtlevad troopilise vihmametsa peale ja suures skaalas tõesti on seal väga palju elurikkust. Aga kui tulla veidi väiksematele skaaladele nagu ruutmeeter või 10x10 sentimeetrit, siis seal hakkavad hoopis teised kohad suurt rolli mängima, et näiteks ongi Eestis Laelatu puisniit Virtsu lähedal, kust on lausa 2 maailmarekordit, et 10x10 sentimeetrit
ruudust on leitud 25 eri taimeliiki ja see tähendab tõesti, kujutage ette, et selline väiksel lapikesel on 25 eri liiki, mitte eri taime nagu isendit, vaid tõesti eri liiki. Et see on päris suur arv ja samamoodi 20 × 20 sentimeetrit on 42 liiki leitud. Et see näitab, et Eesti niidud on väga elurikkad ja nad on väga olulised kohad, aga viimase 100 aasta jooksul on nende pindala väga palju vähenenud, sest selleks, et püsida, on neil vaja kas karjatamist või niitmist, aga kuna meil siin põllumajandus on väga intensiivseks muutunud, siis selline vikatiga niitmine või lammaste karjatamine ei ole enam nii populaarne ja niitude pindala on päris palju kahanenud ja see on ka üks asi, mis teadlastel on nagu kukla tagaotsas, et peaks uurima, et kuidas neil liikidel läheb, need liikidel, kes seal on ja kuidas nad hakkama saavad. Nii, et meie siis Tartu Ülikoolis oma maastikeelurikkuse töörühmas soovisimegi siis uurida, et kuidas nendel liidu koosluste liikidel läheb. Aga nagu mainitud, siis niidud on väga liigirikkad ja kõiki liike lihtsalt ei ole võimalik võib-olla uurida nagu nii täpselt. Aga selleks tulevad appi mudelliigid ja üks sihuke hea mudelliik ongi siis harilik nurmenukk. Harilik nurmenukk on selle poolest ka huvitav, et tal on selline paljunemisttunnus nagu erikaelsus, et tal on 2 erinevat tüüpi õit. Nagu siin pildil paremal pool näeme, et on nagu S-tüüp, tuleb inglise keelest short style ehk tal on lühike emakakael ja õies paistavad välja tolmukad. Ja teine õietüüp on L-tüüp, tuleb inglise keelest long style ehk pikk emakakael ja see, mis siit õiest nagu välja piilub, see täpikes ongi siis see emakakael. Ja neid 2 õietüüpi on siis üldiselt nagu võrdsetes koguses ja mõlemat õietüüpi peab esinema, et need nurmenukud saaksid paljuneda. Kuna ühelt õietüübilt peab jõudma õietolm teise õide, et toimuks paljunemine. Et kui näiteks S-tüübi õietolm satub teisele S-tüübile, siis seda paljunemist lihtsalt ei juhtu. Nii, seega on oluline, et mõlemat õietüüpi oleks olemas. Ja et nurmenukk on ka siis putuktolmleja, ehk siis ta just sõltub nendest putukatest, tolmeldajatest, kes seda õietolmu siis vahetavad. Et see siis kokku teebki, et nurmenukk siis nii-öelda esindab selliseid liike, kes siis sõltuvad putukatest, et paljuneda. Väike siis kiire küsimus, et kes pani tähele, mis see õietüüp on? Et just oli siin pildil. Ja sihuke kiirvoor, et kõik hästi kiiresti vastavad. Jah, tundub, et kõik teavad juba. Okei. No üks läks valesti, aga enamus said aru, et see on see S-tüüp. Nii, väga hea. Et jah, siin on siis need tolmukad näha ja nüüd uuesti kiirvoor. Kiiresti vastake, mis siis õietüüp see on, kes ära tunneb. Kui tuleb poll. Vot. Jah, nojah, nüüd juba kõik mäletavad. L-tüüp on see pika emakakaelaga selle täpiga. Aga teeme natuke veel, katsetame. Need olid sellised head lähivaated, aga nüüd on nagu sihuke, kuidas see nurmenukk nagu terve taimena välja näeb, et kui niimoodi peale vaadata, kas te tunnete ka looduses ära? No jah, enam-vähem. Peaaegu on selge. See on siis ikkagi see L-tüüp jällegi. Üks katse veel, et jääks ikka täiesti pähe, mis on mis. No jah, see on ikkagi see S-tüüp, jah. Okei, no väga hea, tundub, et enamustel on nüüd selge.
kõik mäletavad, on S-tüüp ja L-tüüp ja mõlemad peab siis olema võrdselt. Üldiselt arvatakse, et peaks olema võrdselt, et oleks siis see kõige parem paljunemine. Seda nurmenuku erikaalsust muideks uuris juba Charles Darwin ja tema oligi siis esimene inimene, kes põhimõtteliselt nuputas välja, et miks on vaja nagu neid erinevaid õisi, et milleks üldse oluline on. Ja jah, tema siis pani ka tähele, et neid on nagu sama palju ja ongi siis vaja selleks, et nad siis üksteisega õietolmu vahetaksid ja saaksid siis nagu paljuneda ja olla niimoodi geneetilist mitmekesisust võib-olla ülal hoida, et on nagu mitmekesisemad ja elujõulisemad. Aga nagu me kuulsime varasemalt, siis nendel niitudel võib-olla ei lähe kõige paremini just praegu maailmas, et on suured maastikumuutused ja elupaigad kaovad, mis tähendab, et need mõjutavad negatiivselt neid nurmenukke, teisi niitudel elavaid liike. Ja nurmenukkude puhul võib see tähendada, et kui need elupaigad kaovad ära, populatsioonid lähevad väikseks, et siis kui on nagu vähe neid isendeid, siis see tasakaal, et võrdselt on neid õietüüpe, see võib siis nagu see tasakaal võib paigast ära minna, et mingil põhjusel näiteks võib kas või väga väikestes populatsioonides olla ainult ühte tüüpi nurmenukke. See aga tähendab, et siis see paljunemine nendel nurmenukkudel enam ei õnnestu ja see tähendab, et see nurmenukkude elujõulisus võib hakata niimoodi kahanema. Ja niisiis me juba oma töörühmas uurisime natuke lähemalt seda nurmenukku, aga ta geneetilist mitmekesisust ja nägime, et tõesti ta reageerib nendele maastikumuutustele, aga tahtsime ikkagi täpsemalt teada, et millised ikkagi need nurmenukku nagu erikaalsuse mustrid on, et kas see on igal pool sama üle Eesti erinevates elupaikades, mis seda mõjutab, kas kuidagi ümbritseb maastik, maastikuelemendid, elupaigad, et tahtsime ikkagi teada, et mis siis täpsemalt toimub nende nurmenukkudega. Ja siis me mõtlesimegi, et me ise teadlastena tegime oma uurimust siis Lääne-Eestis, saartel, loopealsetel, aga ise me ei jõua lihtsalt igale poole, et nurmenukud on tegelikult kasvavad üle Eesti peaaegu igal pool, aga me ise lihtsalt ei jõua igale poole, et peamegi tegema niisuguse valiku, et mis liike uurida, kui palju ja millal. Aga siis tuligi Eestimaa Looduse Fond meie juurde, et pakkus välja, et teeks kodanikuteaduse projekti, et saaks niimoodi üle Eesti siis neid andmeid koguda ja tõesti vaadata nende nurmenuku erikaalsuse mustrite taha. Ja nii sündiski kodanikuteaduse, harrastusteaduse kampaania Eesti otsib nurmenukke. Ja see oli väga-väga tore, et praegu siis see aasta on juba 4. korda, aga esimest korda toimus see 2019 aastal ja me saime siis ligikaudu 1700 vaatlust üle Eesti. See kampaania nii-öelda ülesanne oli siis päris lihtne, et leia üles nurmenukku populatsioon ja vaata 100 taime õie sisse ja määra ära, kas see on S-tüüp või L-tüüp. Ja siis, kui on nagu 100 taime vaadatud, siis sellest saamegi arutada nagu selle tasakaalu, et kas seda võrdselt või mitte. Ja seal ankeedis siis palusime ka lisada oma asukoha, et sai GPS-iga oma asukoha koordinaadid meile saata ja siis niimoodi me hiljem saime igast muu info sinna vaatluse taha panna. Ja 2020 aasta saime ka Läti punti ja nii ta läks. Ja hakkasime siis andmeid analüüsima, et see andmeanalüüs siis meie puhul kõigepealt algas sellest, et me pidime andmeid korrastama ja filtreerima, et väga palju vaatusi tuli üle Eesti, aga seal ankeeti võib sisestada igast asju, et pidime ikkagi need ükshaaval läbi vaatama, et kas kõik on nagu okei ja korras ja kas inimesed on ülesandest õigesti aru saanud. Ja siis me ka pidime selle analüüsi, enne analüüsi siis me saime siis natuke kaarditööd teha ja lisada nendele andmetele siis igasuguseid maastike andmeid ka juurde. Ja kui nüüd see andmeanalüüs tehtud oli, siis edasi oli vaja ka
kuidagi kirja panna, et mis me siis ikkagi tegime ja mis me leidsime ja mis see kõik tähendab. Ja selleks ongi vaja kirjutada siis teadusartikli mustand või käsikiri. Ja see teadusartikkel on selline väga spetsiifiline vorm või žaan, ma ütleks, et seal on üsna täpselt ette kirjutatud, et kuidas peab oma tulemusi esitama, mis osad seal peavad olema. See on muidugi ka erinevatel valdkondadel või ajakirjadel, kuhu pärast artikkel saata, aga suures plaanis on ikkagi see selline omaette selline vorm ja see, kuidas kirjutada teadusartiklit, on ka omaette oskus, ma ütleks, et kui mina näiteks esimesi teadusartikleid lugesin, kas või ma ei saanud alguses mitte midagi aru, või kui ma kirjutasin oma esimest käsikirja ja saatsin selle juhendajale, sain tagasi, see oli täiesti punane, kõik oli valesti, alguses oli selline tunne, aga tegelikult see ongi normaalne, et sellist teadusartikli tegemisel seda toimetatakse hästi palju, seal tõstetakse ringi, muudetakse kõike, et iga sõna peab olema läbi mõeldud. Ja see kõik on selleks, et oleks võimalikult üheselt arusaadav, et kuidas see uurimus on tehtud ja mis seal leiti, et ka teised teadlased saaksid sellest aru ja et seda oleks võimalusel või tahtmise korral võimalik korrata, et kõik etapid peavad seal kirjas olema. Ja seda me ka nende nurmenuku andmetega tegime. Kirjutasime käsikirja ja siis saatsime selle teadusajakirja, kui me kõigi autoritega arvasime, et nüüd on see valmis saatmiseks. Ja alguses me saimegi sealt sellise negatiivse tagasiside, et meile saadeti see artikkel tagasi, et me ei võta seda vastu, aga et see on võimalik uuesti esitada, kui seal teha põhjalikke muudatusi. Me tegime muudatused ära, saatsime uuesti ajakirja ja see, kes nagu meile ütles seda, et mis muudatusi teha, et need olidki teised teadlased, kellele see oli saadetud ülevaatamiseks. Muidugi ka ajakirjas endas on toimetaja, aga hästi oluline on ka teiste teadlaste sõna seal juures. Ja tegime muudatused ära, saatsime uuesti, pidime siiski veel muudatusi tegema, aga lõpuks saime käsikirja saadetud, see võeti vastu. Kogu see protsess võib olla väga aeganõudev, väga isegi kurnav. Ja ka need retsensendid või teised teadlased, kes ajakirja või artiklit vaatavad, nad ei pruugi alati ühel nõul olla, et siis peab ka mõtlema, et mida siis, mis soovitusi siis ikkagi vastu võtta ja mida teha, et see on selles mõttes ei pruugi alati ju kõik teadlased nõustuda, et see oleks natukene isegi kahtlane, ma ütleks, kui kõik teadlased alati nõustuks. Aga kui selline artikkel siis vastu võetakse, siis ta avaldataksegi, siis öeldakse eelretsenseeritud teadusajakirjas, mis tähendabki seda, et need teised teadlased on justkui hinnanud seda artiklit ja lõpuks on siis olnud nõus, et kui on need vajalikud muudatused ära tehtud, et jah, see on piisavalt kvaliteetne ja hea asi, mida avaldada. Ja kui meie lõpuks avaldatud saime artikli, me olime muidugi väga rõõmsad, et saime selle avaldatud, selle kadalipu läbitud ja nüüd saavad ka teised teada, et mis teadust me tegime koos siis kõigi kampaanias osalejatega. Ja natuke nendest tulemustest ka, mis me saime sealt, me leidsime väga põnevaid teadustulemusi, et mõnikord on põnev teadustulemus see, mida sa ei oota, et kui alati on tulemus see täpselt, mis alguses arvasid, siis see võib-olla ei olegi nii põnev, aga meil olid veidi sellised ootamatud tulemused, et neid S-tüüpi õisi oli rohkem kui L-tüüpe ja seda siis artiklisse läks 2019 aasta andmed, aga 2020 leidsime tegelikult sama. Et see oli väga huvitav ja seda ei olnud tegelikult varem leitud. Ja leidsime ka veel, et väiksemates populatsioonides on õietüüpide tasakaal rohkem paigast ära. Et
näiteks kui on alla 100 nurmenukku oli kuskil asukohas, siis nende õietüüpide tasakaal oli rohkem paigast ära. Ja me leidsime veel, et ka inimasustuse tihedusel oli negatiivne mõju, mis tähendas seda, et kus oli rohkem inimesi lähedal, siis seal oli see õietüüpide tasakaal rohkem paigast ära. Et kohati võib asi olla äkki selles, et seal ongi väiksemad nurmenukkude populatsioonid, aga võib-olla on ka midagi muud seal taga. Ja kõik need huvitavad tulemused tekitasidki meis ka edaspidi veel küsimusi, et miks neid S-tüüpe ikkagi oli rohkem, et äkki on põhjus mingites maastikumuutustes, kas nurmenukk juba kohastub selliste uute maastikega, et tal on vähem partnereid ja vähem tolmeldajaid, sest lihtsalt ei ole nii palju elupaiku. Ja tekkis veel küsimus, et kas see kõik toimub ka suuremas skaalas samamoodi või on asi ainult Eestis või milles siis asi on, et tihtipeale peale mingi uurimuse ärategemist tekib veelgi rohkem küsimusi juurde. Nii, et siis sellel teaduse ringil jõudsimegi sinna nii-öelda vahefinišisse. Ja nagu mainitud, siis need uued teadmised ja avastused tihtipeale tekitavad hoopis uusi küsimusi. Ja põhiline küsimus oligi see, et miks ikkagi neid S-tüüpe siis nagu rohkem oli, et kas siis oli mingi juhuslik asi, kas oli näiteks mingi Eesti eripära, siinse piirkonna eripära. Ja seega me otsustasime ikkagi, et tahaks ikkagi natuke veel laiemalt seda kõike uurida ja võiks seda kampaaniat läbi viia ka mujal, kus nurmenukk kasvab, teistsugustes maastikes ja erinevate kliimaga aladel. Ja nii siis sündiski hoopis järgmine kampaania Looking for Cowslips ehk siis Euroopa otsib nurmenukke. Ja see siis toimus 2021 aastal, eelmine kevad. Ja saime peaaegu 30 riigist osalejaid, kes saatsid meile andmeid. See kampaania läbiviimine nii suurel skaalal tähendas ka väga palju niisugust reklaamtööd, et kui muidu võib-olla teaduses andmete kogumiseks nagu ei pea veel nagu selles etapis nii palju avalikkusega suhtlema, siis kodanikuteaduses see oli just see põhiline osa, et hästi selgitaks ära, miks me seda teeme ja kuidas saab osaleda. Ja siis niimoodi me siis tõlkisimegi oma veebilehed ja animatsioonid ja juhendvideod kõikidesse keeltesse, kuhu võimalik ja niimoodi saimegi siis kokku peaaegu 3500 vaatlust, mis oli siis, mille üle oli meil väga-väga suur rõõm. Aga Euroopaga on muidugi see, et seal ei ole ainult harilik nurmenukk, kes on niisugune sarnane, et harilikul nurmenukul on hästi meenutavad ka nagu hästi sarnased on teised primolad, teised nurmenuku liigid, mis näevad hästi sarnased välja, neil on samamoodi serikaelsus. Ehk siis siin me pidime tegema veel rohkem seda andmetöötlust ja vaatame, et ikkagi oleks ainult nurmenuku andmed lõpuks meil analüüsis. Siin on siis niisugune väike kaart, et kus need vaatlused umbes meieni tulid. Et siin mõned kohad on näha, et mõnes kohas on nagu palju rohkem neid punkte kui mujal. Et mõnes riigis see info lihtsalt võib olla väga hästi levinud või natuke liiga hilja jõudsime nendeni, et nurmenukud olid juba ära õitsenud, kui see info nendeni jõudis eelmine kevad. Et see on ka üks põhjus, miks me see kevad uuesti teeme seda kampaaniat, et saaksime ikkagi üle Euroopa igalt poolt neid vaatlusi. Ja siis tuligi see andmeanalüüsi aeg. Ja pidime siis põhimõtteliselt ükshaaval need vaatlused ja saadetud pildid läbi käima, et ikkagi oleks kindel, et on vaadeldud õiget liiki. Ja niimoodi siis sai korralikult teha käsitööd, pilte vaadata, vaatlusi sorteerida. Et natuke, need saime sellised erinevad andmetabelid, et mis olid harilikust nurmenukust ja mis siis nendest teistest primulatest. Praegu see andmeanalüüs on meil siis ka niimoodi käsil. Et veel analüüsime neid andmeid, aga mõned esimesed tulemused on meil olemas ka. Et siin me nagu see aasta need andmed tõepoolest ikkagi kinnitasid, mis me seni oleme leidnud.
et jälle neid S-tüüpe oli rohkem kui L-tüüpe ja seda tõesti üle Euroopa. Me nägime, et väiksemates populatsioonides seda õietüüpide võrdne tasakaal hälbis rohkem. Ehk siis niisugused väikesed populatsioonid on siis rohkem ohustatud ja seal võib see rohkem ohustatud väljasuremisest. Ehk siis suurematel populatsioonidel läheb kindlasti paremini, neil on nagu niisugusem turvalisem olla. Et juba kui see Charles Darwin uuris neid nurmenukke, et tema juba vaatas, et neid on enam-vähem võrdselt ja nii peakski olema. Et siis hakkamegi nüüd mõtlema, et miks ikkagi igal pool neid S-tüüpe rohkem on, et see ei ole ju ikkagi päris võrdne. Et kas siis on juba need maastikumuutused meile nagu kohale jõudnud ja avalduvad niimoodi nurmenukkudes. Praegu siis sellel ringil me oleme põhimõtteliselt siin kõige keskel, et niisuguse andmeanalüüsi ja kirjutamise poole peal, et natuke veel analüüsime, vaatame erinevaid ümbritsev maastiku mõju ja oleme juba valmis ka niimoodi kirjutama ja kokku panema, et toodetavasti oleme varsti selle ringiga jälle uues vahefinišis. Aga seniks, kuni me veel nendega tegeleme, siis nagu ma mainisin, ka see kevad ikkagi see kampaania veel toimub ja veel viimast korda praeguseks. Et see on meie seis siis praeguse hetkeni. Täna hommikuse seisuga oleme saanud kuskil 750 vaatlust ja enamus on neid praegu siis kuskilt Lõuna-Euroopas pärit, et seal juba nurmenukud on ammu õitsemas, juba lõpetavad õitsemist ja nüüd Eestis on just see nurmenukkude aeg kätte jõudnud. Et ootame teid kõiki osalema. Saate lisainfot ja selle vaatlusankeedi www.nurmenukk.ee lehelt. Et palun kindlasti tulge osalema, kui te olete teinud, siis minge samasse nurmenukku vaatluskohta, kus te eelmine aasta käisite. Või kui ei ole, siis kus iganes lähete nurmenukke ja tulge lööge meie kampaanias kaasa. Et jah, kuigi praeguseks on meil siis nüüd nii palju andmeid juba kogunenud, et Eestis võib-olla kunagi tulevikus teeme uuesti, et siis on juba uued võib-olla muutused näha, aga jah. Ja kui te osalete, et meil on siis ka siin täna loengus käinud inimestele auhinnad välja loosida, et tehke siis vaatlus ja pange siis sinna kommentaari märksõna teaduskool. Et siis vaatame, et kes teist siis käisid täna siin ja siis loosime ka veel auhindu välja, et motiveerida teid kindlasti osalema. Veel viimane küsimus ka, et kas sa oled juba sel aastal nurmenukke vaadelnud? Jah. Väga tore, et osad juba on teinud ja plaanivad minna ja et kes siis veel ei ole, siis nüüd ongi suht paras aeg, et nurmenukud õitsevad juba peaaegu üle Eesti. Nii, see on vist meie poolt praegu kõik. Et oleme valmis küsimustele vastama, kui kellelgi on midagi küsida. Nii, julgelt. Alla, palun. Ja, tere. Mind ei ole näha. Kas on vähemalt kuulda? Ja. Ma ei tea, kas mind on näha ka. Et nii, ma olen Aija eestvedaja ja siis ma mõtlesin, et äkki saab kuidagi selle sõnumi meie aednikuteni viia, tuua. Et ma ei tea, ja mis kuni kestab teie kampaania, see
nurmenukkude vaatamine? Nii kaua kestab, kuni nurmenukud õitsevad. Et see veebileht on nagu avatud, me seda kinni ei pane. Et lootustan, et ka veel juunis õitsevad. Et millal iganes saate, siis saatke meile vaatlused. Ja, okei, selge. Et meie kogukonna aed on Tallinnas. Siis ma alguses mõtlesin, et kas te saate meie juurde tulla, et natuke rääkida, aga vist ei jõua. Nii. Ja siis ma kuulsin, et alguses sa rääkisid, et meile ei ole nii palju nagu karjadamist, et see on oluline põldudele. Aga kuna seda ei ole, siis kas meie põllud enam ma isegi ei oska eesti keeles. Ei toimi hästi või? Ei toimi hästi, jah. See karjatamine selles mõttes, mulle tundub, et meie jaoks põld on võib-olla natukene kitsam mõiste kui võib-olla paljude teiste inimeste jaoks, et ma selle all mõtlesin ikkagi selliseid poollooduslikke niite ja karjamaid pigem. Et selline põld, kus ikka iga aasta küntakse, et see on nagu midagi muud. Aga just need karjamaad, kus muidu on näiteks eriti Lääne-Eestis võib-olla tuleb silme ette selline kadakane karjamaa, kus lambad kenasti söövad seal ohtu, et just sellistel kohtadel on vaja karjatamist või niitmist, aga oleneb kohast, mis on nagu parem. Et just seda vältida, et see kasvaks kinni, sest kui sealt ei niideta või karjatata, ehk loomad söövad ka need taimed ära, siis see lihtsalt kasvab esialgu siis, ma ei tea, kadakatega kinni ja edasi puudega, et just see kinni kasvamise vältimine on see kõige võib-olla olulisem osa seal, aga seal on veel nüansse. Okei, jah. Mina mõtlesin jah, et kas sõnnik on vajalik või see, et need söövad muru ja tallutavad maad. Need osad on ka selles mõttes olulised, näiteks see tallamine tekitab sellised pisikesi häiringud, kus teatud taimeliikidel on parem olla ja ka need osad on olulised ja samas see ka nagu ei lase kinni kasvada nii palju. Et kõik need väiksed asjad seal tegelikult kokku toovadki selle suure pildi, et jäävad alles sellised kooslused, mis on liigirikkad ja ilusad ja toredad. Ja, selge, aitäh. Kas on meil küsimusi tekkinud? Ma siin vahepeal, kuni inimesed võib-olla veel mõtlevad, siis küsiks niisuguse küsimuse neil ka, et kui Tarvin uuris nurmenukke ja avastas selle erikaesuse ja mõtles, et seal ja mõrdselt, et siis toimub paljunemine, et mis te ise arvate nüüd, kus 4. aasta Eestis saab neid vaatlusi tehtud, et kui mitme, ma ei tea, 10, 20 või mitme aasta pärast seda tuleks korrata, et siis juba, ma ei tea, ongi ainult S-tüüpi õied alles või et kuidas teie enda teadlaste intuitsioon siin töötab või te ei tööta intuitsiooni pealt, vaid ainult andmete? See on väga keeruline küsimus, selle intuitsiooni koha pealt, eks meil ikka mingid mõtted on, aga neid tuleb siis selles mõttes ettevaatlikult väljendada, et ei võetaks seda kui sellise fakti pähe. Aga nurmenukk on iseenesest üsna
pikaajaline taim, et ta võib isegi 50-aastaseks elada. Et need muutused võivad aega võtta, aga ma kujutan ette, et isegi kui näiteks 5 aasta pärast teha, võib juba mingit muutust näha, et ma arvan, et hea oleks näha ka selliseid nagu vaheetappe, et ei oleks nagu nii-öelda mingi baastase ja siis, kui kõik on juba väga-väga halvasti, aga et selliseid mitmeid etappe näha on ka kindlasti väga kasulik teha. Jah, et praegu meil juba ongi selline väike aegrida tekkinud, et 4 aastat järjest Eestis toimunud. Et siin me juba saame selliseid väikseid muutusi vaadata, aga võib-olla 5 või 10 aastat tegelikult ju maastikumuutused toimuvad ka ikka väga kiiresti meie ümber. Et kui ikka need elupaigad hävivad ja niite jääb vähemaks, siis võib-olla kas tõesti juba mõne aasta pärast on juba uued muutused nähtavad. Aitäh! Kas veel kuulajatelt on mõni küsimus? Suurepärane võimalus teadlaselt kohe aru pärida, kui mõni asi jäi arusaamatuks või tekkisid uued küsimused, nagu teadlastel tavaliselt tekivad. Ja üks asi, mida te ei rääkinud, aga mis võib-olla on huvitav, et mida selline vaatlus või harrastusteaduse kampaania tegemine teile kui teadlastele andis. Lisaks sellele, et te saite palju andmeid ja palju tööd juurde, aga mis rosinaid see veel endast peitis? Ma arvan, et minu jaoks isiklikult oli kõik see, mis kommunikatsioonimaailmas toimub, oli minu jaoks üsna hämmastav, et mul ei olnud nagu väga enne aimugi sellest, aga nüüd ma näen, et kui palju peab ikkagi oma sõnumit korrutama või erinevates kohtades käima ja kui palju see kõik aega võtab, et see on tegelikult üsna nagu hämmastav, et teadlasena on see väga kasulik, et võib-olla me elame siin omas mullis, et kirjutasin artikli ära ja nüüd on ju näha kõik, et mis ma enam räägin. Et siis tegelikult nagu selleks, et see jõuaks ka võib-olla teadusringkondadest välja ja tegelikult ka praegu teadlastel on väga palju infot, et ka neile tuleb natukene seda kuidagi veel serveerida võib-olla. Et see nagu avas mu silmi selle koha pealt, et peaks nagu enda teadustööd ja miks ma seda kõike teen, miks see oluline on, et seda nagu laiema avalikkusega rohkem jagama ja nüüd ma võib-olla oskan seda ka paremini teha. Jah, mul on suht samad mõtted, et väga silmi avav kogemus on olnud, et kui oluline on roll kommunikatsioonil ka teaduses ja kui tore vahend on kodanikuteadus teaduse tegemiseks, harrastusteadus, kodanikuteadus, et väga-väga palju õppinud ja kindlasti muutnud ka tulevikus võib-olla, kuidas ma nüüd edaspidi teeksin teadust ja sellele lähenen ja kuidas ma ka oma teadustööd tutvustan ja nii edasi. Et jah, väga palju oleme õppinud. Ma lisan veel juurde, et tegelikult on väga tore olnud ka selline vahetu tagasiside osalejate, et see nagu positiivsus ja ka see, et kohe nagu saame tagasisidet, kui keegi on targemaks saanud millegi koha pealt või mingit muutust märganud, et teadlastel väga tihti ongi see, mis me siin rääkisime, see hirmus retsenseerimise kadalik, kus kõik on väga negatiivne ja siis oli väga tore nagu saada ka sellist vahetut positiivset tagasisidet. Võib-olla siin, kes Euroopa kaarti märkasid, et paljudes kohtades on ka palju vähem vaatlusi, et kas on Euroopas riike, kus nurmenukk enam ei ole? Jah, selles mõttes, et osades riikides on nurmenukk lausa kaitsealune liik. Et päris huvitav võib-olla mõelda, et kui Eestis ta on siin veel nii laialt levinud, et ei kujutaks ette, et ta võib kaitse all kuskil olla, aga nii on ja
täitsa murettekitav on ta seisukord osades riikides, et täitsa käiakse röövkorjel ja ei tohi midagi nende elupaiku kuidagi häirida ja liikumiskeelud ja kõik asjad, et jah. Ja see ei ole muidugi nüüd igal pool mujal Euroopas, vaid mõnes niisuguses kohas, aga selles mõttes, et jah, trend võib olla sama, et ka Eestis kunagi, kui me ei hoia neid liike ja neid kooslusi. Aga ärme lõpeta nii kurva noodiga, et kas on veel osalejatel mõni küsimus tekkinud? Ja, Kaire. Nii. Läks käima? Jah. Nii. Tere. Mul on selline küsimus, et kas inimene ise oma sekkumisega võib ka võib-olla midagi tekitada, et kas see on hea mõte, ütleme, selle nurmenuku näiteks endale koju aeda viia, sest mulle tundub, et ma olen tekitanud ise niimoodi endale uue populatsiooni. Et ma võtsin lihtsalt kaasa taime kohast, kus oli siis ilus nurmenuku väli, aga sinna oli palgivirn peale toodud. Ja nüüd on selline tunne, et nad vallutavad mu aia. Et kas ma sellega tegelikult, kas ma tegin loodusele kasu või kahju? Ma arvan, et kui tegu on nagu enda aiaga, siis seal on selles mõttes niikuinii muudatusi tehtud, et see ei ole enam päris looduslik ja kui sinna tahta mingit sellist Eesti looduslikku taime juurde tuua, siis ma arvan, et see on pigem nagu tervitatav. Et kindlasti see, et on ikkagi kasu loodusele, ma ütleks, ja et see ju tekitab ka elupaikasid sinu aias ja tolmeldajatele kohta, kus külastada, et ikkagi ainult positiivne ütleks. Tundub, et neile meeldib, need on igal pool. Et lihtsalt peab vaatama, et siin ma saan aru, et need nurmenukud olid üsna hukule määratud kohast korjatud, aga et jah, võib-olla ka mujal Euroopas peab eriti tähelepanelik olema, et kus neid siis tuua, et päris igalt poolt ei ole neid ilus välja kaevatud. No kaalutlus oligi see, et on äkki sarnane kasvutüüp, sest see on kõigest, ütleme niimoodi, kilomeeter pool minu kodust eemal. Ma eeldasin, et neile sobib see muld, sest igale poole mulda ei ole ju mõtet istutada. Ja selles mõttes on ka lähedalt toomine nagu ka geneetilises mõttes mõistlik, et siis on nad geneetilisemalt võib-olla sarnasemad need taimed ja ei löö võib-olla nii sassi seda, mis seal neil juba looduslikult tekkinud on, see geneetiline mitmekesisus. Siis mul südametunnistus on kergem. Aitäh! Nii, siia vestlusesse on Kaisa küsinud, et kui usaldusväärseks peate kodanikuteadusest tulevaid andmeid? Mina pean neid päris usaldusväärseks, et arvati ikkagi, kes osalevad, saadavad meile neid andmeid. Nad on tahtnud seda teha ja ikkagi on nagu teinud selgeks, mida me neilt palume uurida ja mis andmeid me ootame neilt. Et see on muidugi alati, et peame arvestama, et mingi protsent võib-olla kuidagi valesti aru saanud või midagi on kogemata saadetud, aga ma arvan, et see on nagu väike protsent ja me seda nagu natuke teeme ka pärast kvaliteedikontrolli, et vaatame ikkagi need andmed üle, et igati minu arust usaldusväärsed ja täiesti kõlblikud teaduse tegemiseks. Ma arvan ka, et meie andmed on ikkagi üsna usaldusväärsed, et kindlasti oleneb nagu mida ja kuidas küsida, et see ülesanne peab olema ikkagi arusaadav ja tehtav inimesele, et kui see on midagi väga keerulist, siis tõesti võib-olla ei ole väga usaldusväärsed need andmed, aga kui see on selline üsna lihtsasti arusaadav ülesanne, siis ma usun, et suurem enamus ikkagi saab sellega üsna õigesti hakkama.
Kertu, sa oled hääletanud? jah, sain aru. Kas on veel küsimusi või tõmbame joone alla? Kui tekib tagasi mõni mõte või küsimused, siis võib info@nurmenukk.ee kirjutada meile ja siis me kindlasti vastame. Ei pea täna kõiki küsimusi küsima. Ja siis ootame kõigilt vaatlusi väga ja loodame, et viimane Nurmenuku vaatlusaasta on väga rohke osalusega Eestis. Kiire meeldetuletus, et kes te siin täna kuulasite ja kui te lähete Nurmenukku vaatama, et pange siis kommentaari teaduskool märksõnaks, et loosime siis ühe auhindu ka. Jah, ja tänase küsijale anname ka auhinna. Kas Iirisel ja Mariannel on mõni mõte, milline küsimus teile kõige rohkem meeldib? Keeruline. Kõik olid väga huvitavad küsimused, selles mõttes, et nad olid väga erinevate nurkade alt, et ei oska vist kohe nii kiiresti valida. Marianne, kas sa oskad? Kertu valib. Ma teen niimoodi, et küsimusi Kaki-kommi-nommi. oli 3 ja nüüd ma panin 3, nii ütelge 1, 2, 3, 1, 2 või 3. 3. Ja Kaisa Viira siis oli meil number 3 ja Kaisa saab siis teaduskooli auhinna ja palun kirjuta meile info@nurmenukk.ee koha, kuhu me võime sulle selle saata või leppida kokku siis, kuidas me saame siin selle toimetada, et ma kirjutan siia chati selle aadressi. Ja suur aitäh kõigile, et meie loengut kuulasite ja siis põllu peal ja niidu peal näeme. Nägemist. Suur aitäh. Aitäh.